Ameerika Ühendriigid on alustanud aktiivset lahinguvälja ettevalmistust dessandi maabumiseks Iraani rannikule Hormuzi väinas. Ja sellest ei räägi enam ainult eksperdid ja analüütikud, vaid ka Ameerika Ühendriikide sõjaväelased. Juba 8. ööd järjest pommitab Ameerika lennuvägi Iraani lõunaosa, kuid praegu ei rünnata enam abstraktseid sõjalisi objekte. See pommitab sihikindlalt sildu, raudteed ja tunneleid, lõigates Iraani hiiglasliku peamise sadama Bandar Abbasi ülejäänud riigist ära. See on 500 000 elanikuga linn, mille kaudu liigub üle poole Iraani kaubandusest ning kus asub Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe peamine mereväebaas Hormuzi väinas. See on juba peaaegu täielikult isoleeritud ja nüüd tekib peamine küsimus. Miks see ära lõigata? Miks lõigata läbi kõik maismaateed sadamani rannikul, kui sa ei kavatse seda sadamat vallutada? Ja siin on teile kinnitus, et see pole enam lihtsalt fantaasia. USA armee erru läinud 4-tärni kindral ütles otse välja, et Hormuzi väina isoleerimine on alati olnud USA plaani osa. Seetõttu näetegi sildade, raudtee ja tunnelite hävitamist. Ja vees Hormuzi väinas on juba 11. USA merejalaväe ekspeditsiooniüksus. Ja selle taustal on meil ka traagiline uudis, sest esimest korda alates märtsist tappis Iraan Ameerika sõdureid. 2 said surma, 1 on teadmata kadunud ja see tõstab sõjapinget veelgi rohkem. Selles saates räägime, miks löökide geograafia viitab siiski dessandi ettevalmistusele. Milliseid jõude USA piirkonda tõi? Mis juhtus hukkunud Ameerika sõduritega ja kuhu see kõik üldse viib? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija poole, seega olen isiklikult tänulik teie tellimuse eest. Nii et räägime kõigest järjekorras. Kõigepealt Ameerika sõdurite hukkumisest, sest just seda sündmust nimetatakse juba selle sõja murdepunktiks. Nimelt arvatakse, et see võib sundida Ameerika presidenti siiski teatud eskalatsioonile minema, aga selleks, et kätte maksta. Ja nüüd juba USA kaitseminister Pete Hegseth isegi vihjab sellele, et need ohvrid ei olnud asjata ja nüüd peavad ameeriklased kindlasti nende sõdurite surma eest kätte maksma, mis tähendab olukorra teravnemist. Regioonis teatas USA armee keskjuhtkond ametlikult, et 17 juuli öösel hukkus Jordaanias 2 Ameerika sõjaväelast ja 1 on endiselt kadunud. Need on esimesed USA lahingukaotused Iraani tule all alates märtsikuust. Veel 4 inimest evakueeriti Jordaania haiglatesse, kuid nad on juba välja kirjutatud. Osa isikkoosseisust sai kergemaid vigastusi ja on juba teenistusse naasnud. Kuid Ameerika Ühendriikide baas Jordaanias sai tõepoolest märkimisväärseid kahjustusi. Mis täpsemalt juhtus? Iraan ründas vähemalt 2 ballistilise raketiga Muafak Salti lennubaasi Jordaanias, kus asuvad Ameerika väed ja hävitajad. Sotsiaalmeedias avaldatakse juba videot tabamuse hetkest ja üsna tihedast suitsust. Lisaks on internetis juba ilmunud satelliidipildid, millel on tõepoolest näha purustusi. Muide, hakake jälgima minu Telegrami kanalit Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal me just selliseid materjale avaldamegi. Üldiselt on viimase nädala jooksul USA vägesid just Jordaanias asuvatel baasidel tabanud koguni 4 Iraani raketirünnakut. Juba teatatakse, et 10 sõjaväelased on saanud erineva raskusastmega vigastusi ja mitu helikopterit on hävitatud. Kopterid. Veelgi enam, praegu juhivad Ameerika analüütikud tähelepanu sellele, et ameeriklased on hakanud väga aktiivselt kaotama oma Black Hawk helikoptereid. Ja see sõda on näidanud, et need on tõepoolest selliste rünnakute suhtes väga haavatavad. Ja tõepoolest, nüüd on ka iraanlased avaldanud fotod raketirünnakute tagajärgedest USA õhuväe laohoonele Al-Udeidi lennubaasis. See on juba Kataris. Ja samal ajal kutsub USA saatkond Jordaanias ameeriklasi tungivalt üles hoiduma reisimisest Ammani rahvusvahelisse lennujaama konkreetse ja usaldusväärse ohu tõttu. Lisaks soovitatakse USA kodanikel mitte külastada Aqaba sadamat kuni edasise teavitamiseni. Ja edasi tsiteerin Välisministeeriumi avaldust.
jätkake kõigi Jordaania võimude turvajuhiste järgimist. USA saatkond Ammanis. Soovitame jätkuvalt kõigil ameeriklastel vältida sõitu Jordaania sõjaväebaasidesse. Üldiselt on olukord selline, et iraanlased on hakanud väga aktiivselt ründama just Jordaaniat, sest enne seda tulistasid nad ikkagi Kuveiti, Bahreini, Katari ja isegi Omaani. Aga Jordaania jäi justkui kõrvale. Nii et Iraani raketirünnakud, nagu teatavad Ameerika meediaväljaanded, olid suunatud Ameerika sõjaväebaaside pihta. Jordaanias on viimastel päevadel kaotatud märkimisväärne arv Sikorski Black Hawk lahingukoptereid, sellest teatab New York Times. Väljaande andmetel oli kõige laastavam löök prints Hassani nimelisele baasile Ida-Jordaanias. Väljaanne ei nimeta täpselt kaotatud kopterite arvu, kuid tasub märkida, et ühe sellise kopteri hind on $21 miljonit. See tähendab, et Jordaania on löögi all. Juba nädal aega, lihtsalt nüüd on langenud sõdureid ja see teema on hakanud konkreetsemalt ja ametlikumalt arutlusele tulema. Kogu sõja jooksul on ametlike Pentagoni andmete kohaselt hukkunud 16 Ameerika sõjaväelast, see on alates veebruarist, ja veel üle 430 haavatud. Donald Trumpi reaktsioon oli üllatavalt vaoshoitud. News Nationi eetris ütles ta, tsiteerin, see on väga kurb, me ei taha, et selline asi juhtuks. See on teenimine meie riigi heaks. Aga kui temalt küsiti Iraani avalduse kohta, et nad ei kavatse enam järgida juunikuu vaherahu memorandumit, ütles Donald Trump, et tal on täiesti ükskõik, mida Teheranis üldse öeldakse. Sest nüüdsest ei kavatse USA enam isegi rääkida praeguse Iraani režiimiga. Üldiselt ütleksin, et Donald Trump pole viimasel nädalal Iraani teemal eriti sõnakas olnud. Võin oletada, et tema nõunikud jõudsid lõpuks temani, et ta ei kuulutaks juba 40. korda, et ta on võitnud. See ei ole muide nali. Kui te sellest ilma jäite, siis analüütikud on välja arvutanud, et kogu sõja jooksul, alates 28. veebruarist, on Donald Trump juba 39 korda väitnud, et Ameerika Ühendriigid on selles sõjas juba võitnud või Iraani purustanud. Ja siis on meil jälle eskalatsioon. Aga Ameerika sõjavägi andis siiski vastuse Ameerika sõdurite surmadele. Ööl vastu laupäeva, 8. ööd järjest, andsid USA relvajõud uue rünnakulaine, nagu keskväe juhatus sõnastas, et kiiresti karistada Islami revolutsiooni kaardiväe korpust ameeriklaste tapmise eest. Ja selle taustal ilmneb üha rohkem märke, et Donald Trump vaikib mitte niisama. Ameerika Ühendriigid on ilmselgelt midagi plaanimas ja see on midagi suurt. Vaadake viimaste päevade rünnakute iseloomu Iraani vastu, sest see on väga spetsiifiline. Analüüsides ameeriklaste kampaaniat Iraani Bandar Abbasi sadama ümber, jõuan järeldusele, et Ameerika Ühendriigid valmistavad ette lahinguvälja. See tähendab, et see ongi ettevalmistus, lahinguväli. Ameerika Ühendriigid ründavad teid, sildu, raudteeliine ja tunneleid ning lisaks ründavad nad ka sideühendusi linna ümbruses. Ja see tõstatab küsimuse, kas see kampaania ei valmista ette pinnast piiratud maismaa operatsiooniks. Rõhutan, piiratud. Veidi hiljem ma selgitan miks ja täpsemalt pööran ma sellele sõnale erilist tähelepanu. Näiteks eelmisel päeval ei rünnanud Ameerika Ühendriigid sildu. Nad lihtsalt varistasid kokku tunneli, mis ühendas sadamalinna Bandar Abbasi teega Teherani. Peatume siin ja analüüsime veidi loogikat. Viimaste ööde jooksul on Ameerika Ühendriigid rünnanud mitut silda. Eelkõige Kahurise Kahuristani sild marsruudil Bandar Abbas Khamir Lar. Garivee sild Abnama sild Minabi juures. See on juba otse rannikul. Lisaks Bandar Abbasest lääne pool asuv raudteesõlm. Lisaks olid löögid tunnelitele ja teedele Radani ja Haji Abati suunas. See tähendab, et kui kaarti hoolikalt vaadata, siis lööke tehakse nii, et isoleerida Bandar Abbas mitmest suunast korraga. Eesmärk ei ole lihtsalt üksikuid objekte kahjustada. Kui varem lõid ameeriklased peamiselt nendele punktidele, kus näiteks rakette lasti või kus radarid asusid ja nii edasi, siis nüüd on selgelt näha, see on katse linna isoleerida.
raudtee väljalülitamine takistab seal näiteks ka tsiviilseid konteinerivedusid. See jätab Teherani ilma võimalusest viia lõunasse, Hormuzi väina juurde, rasket sõjatehnikat ja laskemoona. Ja nüüd vastus küsimusele, miks just see Iraani sadam ära lõigata. Väljaanne The Hill toob siin ära USA armee RU läinud 4 tärni kindrali sõnad ja edasi tema tsitaat. Hormuzi väina isoleerimine on alati olnud USA plaani osa. Sellepärast te näetegi, kuidas sillad hävitatakse. Me ei taha, et nad saaksid sisse tulla, logistiliselt tugevneda ja hakata taastama neid võimekusi, mille me neilt ära võtame. See on juba territooriumi hõivamiseks ettevalmistamise keel. Või dessandi maabumiseks. Ehk kõigepealt lõikad vastasel ära reservide toomise teed. Maksimaalselt nõrgestad, surud sellel territooriumil alles jäänud jõud maha ja siis lähed ise sinna sisse. Ja siin on otsene kinnitus dessantjõudude olemasolust selles piirkonnas. Mereblokaadi tagamisel. USA armee keskjuhtkonna andmetel on 11. merejalaväe ekspeditsioonirühma merejalaväelased juba paar päeva tagasi Omaanis lahes tankerile Venjao tormi jooksnud. Ja just, 11. merejalaväerühm on dessandiks valmis. Merejalaväe üksus, mis on juba Iraani ranniku lähedal kohal. Seetõttu on loogika iseenesest ilmne. Bandar Abbas on Iraani mereväe peakorter. Selle sadama kaudu läbib üle 85% kaupadest, mis saabuvad Iraani meritsi. Ja just sellest baasist lööb Islami revolutsiooni kaardiväe korpus laevade pihta ja projitseerib oma jõudu Pärsia lahele. Kui USA tahab tõeliselt füüsiliselt kontrollida Hormuzi väina, peavad nad kas selle rannikuala või väinas asuvad saared enda valdusse võtma. Muide, rünnakud käivad juba ka saartele. Teatatakse 8 rünnakust Mäseni küla juures Keshmi saarel ja kahjustatud alajaamast Kishi saarel. See tähendab, et kogu rannikuala ja saared Hormuzi väinas puhastatakse täielikult. Kuid siin võivad siiski tekkida kahtlused, kui reaalne on USA dessandi täiemahuline maabumine Iraanis. Hakkame piirkonnas olevaid jõude kokku lugema. Aga mida on USA'l piirkonnas sellise hüpoteetilise operatsiooni jaoks olemas? Esiteks seesama 11. merejalaväe ekspeditsiooniüksus. See on umbes brigaadi ekvivalent ehk umbes 2000 merejalaväelast koos tehnikaga dessantlaevadel. Teiseks võivad mitmete hinnangute kohaselt piirkonnas võivad olla kaasatud USA armee 22. õhudessantdiviisi üksused. Kolmandaks, seal asuvad ka 2 lennukikandjat, Gerald Ford ja Abraham Lincoln. Siil on ka 10 hävitajaid, hiljuti juurde toodud F-35 ja F-16 lennukid ning lisaks 10 tankerlennukeid. Ja siit tulebki kainelt järeldus kogu sellest olukorrast. Isegi kui USA viib läbi maismaa operatsiooni, on see piiratud ulatusega, sest 2 ekspeditsioonilist merejalaväe üksust, see on sisuliselt 2 brigaadi, kui meile nii on arusaadavam, ja 1 dessantdiviisi üksused. Sellest piisab ranniku, sadama, lennujaama või Hormuzi väinas asuvate saarte hõivamiseks ja hoidmiseks. Aga kindlasti mitte 90 miljoni elanikuga riigi sisemaale tungimiseks. Ei! Jutt võib käia vaid kitsa Hormuzi väina rannikuriba kontrollimisest, et füüsiliselt tagada laevade läbipääs, mitte mingist marsist Teherani poole. Ei, sellist suurt sõda kindlasti ei tule. See tähendab, et see on põhimõtteline erinevus, kuid tundub, et just selliseks stsenaariumiks USA valmistubki. Teisalt ei pruugi maismaa operatsiooni lõpuks üldse toimuda. Bandar Abbasi sadama isoleerimine lahendab 2 ülesannet korraga. See valmistab ette pinnast võimalikuks dessandiks ning samal ajal lämmatab Iraani sõjalist logistikat Hormuzi väinas ka ilma dessandita. See tähendab, et Trump jätab endale mõlemad võimalused. Kui tahab, siis lämmatab kaugelt uute õhurünnakute ja raketilöökidega. Kui tahab, siis teed dessandi ja võtab rannikuala enda kontrolli alla. Aga juba see fakt, et 11. merejalaväe üksus seisab Iraani ranniku lähedal ja sillad kukuvad praegu üksteise järel kokku, ütleb üheselt, et midagi tõsist on tulemas. See pole enam mingid rutiinsed löögid, see on ilmselgelt ettevalmistus millekski suuremaks.
Mis puudutab Bandar Abbasi enda hävingu ulatust, siis olukord on juba praegu Iraani jaoks katastroofiline. The Telegraph kirjeldab seda nii. Enne koitu hakkasid sillad üksteise järel kokku varisema. Ameerika raketid muutsid need jõgede sängides ja orgudes betooni hunnikuks. Linn, kus elab 500 000 inimest ja kuhu jõuab umbes pool kogu Iraani kaubandusest, on nüüd peaaegu täielikult ära lõigatud. Ja Hormozgani provintsis asekuverneeri sõnul hävitas Ameerika rakett soolavee magestamise jaama, mis tähendab, et nüüd on löögi all ka inimeste joogivesi. Praegusel hetkel on tõstatatud küsimus elanike evakueerimisest sellest piirkonnast. Kuid tuleb mõista, et ka Iraani vastus laieneb. Islami revolutsiooni kaardiväe korpus teatas, et kombineeritud raketi ja drooni operatsiooniga peatati 4 laeva läbipääs läbi Hormuzi väina viimase ööpäeva jooksul. Iraan ründas esimest korda, nagu te teate, USA baasi Süürias ja jätkab rünnakuid Kuveidi, Bahreini, Katari, Omaani ja Jordaania vastu. Kuid kaugeltki mitte kõik piirkonnas ei ole muide vaimustuses Donald Trumpi plaanidest või vähemalt teesklevad, et nad ei ole vaimustuses. Araabia Ühendemiraadid, USA võtmetähtsusega partner Pärsia lahes, on tegelikult kutsunud üles selle sõja peatamisele. Emiraatide välisministeerium kutsus kõiki pooli üles, tsiteerin, maksimaalsele vaoshoitusele, et vältida edasist eskalatsiooni ning viivitamatule kõigi sõjategevuste lõpetamisele. Aga nende avalduse kõige tugevam osa on järgmine, tsiteerin. Rünnakud tsiviilinfrastruktuurile ja tsiviilobjektidele piirkonnas, sealhulgas koolidele, ülikoolidele, haiglatele, soolavee magestamise rajatistele, energiaobjektidele, transpordisõlmedele ja elamurajoonidele on räige ja tõsine rahvusvahelise korra rikkumine. Ja seda ei saa mingil juhul aksepteerida ega õigustada. See emiraatide sihtmärkide nimekiri on, ausalt öeldes põhjus, miks mõlemad pooled praegu lööke annavad. USA ründab Iraani sildu, tunneleid, raudteed ja kui uskuda Iraani võime, siis ka soolavee magestamise jaama. Kõike seda võib nimetada kaheotstarbelisteks sihtmärkideks. Iraan ründab samuti Kuveidi soolavee magestamise jaama. See tähendab, et siin on ka küsimus selles, kes esimesena alustas, eks? Ehk siis kõigepealt lõi Iraan Kuveidi magestamisjaama pihta ja seejärel löödi vastu Iraani magestamisjaama. Ja nüüd Araabia Ühendemiraadid ütlevad sisuliselt mõlemale poolele, et te ületate piiri. Te ründate juba tsiviilelanike elutähtsat infrastruktuuri. Teisest küljest saavad Araabia Ühendemiraadid kindlasti kergemalt hingata, kui Iraani islami revolutsiooni kaardiväe korpuse oht saab lõplikult kõrvaldatud. Subtiitrid. Teeme kokkuvõtte. 19. juuli õhtuks on olukord järgmine ja see näib lõpuks loogiline. Ameerika Ühendriigid pommitavad juba 8. tööd järjest Iraani lõunaosa, kuid mitte kaootiliselt. Nad isoleerivad kirurgilise täpsusega peamise sadama ja mereväebaasi Bandar Abbasi, lõigates läbi sillad, tunnelid ja raudteed. Ja nüüd selgitab USA erru läinud kindral otse välja, et seda tehakse selleks, et vastane ei saaks tuua reservid sinna, mida temalt ära võetakse. Juba on ranniku lähedal USA merejalaväe 11. dessantüksus ja kõik see kokku on klassikalised tunnused ranniku dessantoperatsiooni ettevalmistamisest eesmärgiga võtta füüsiline kontroll Hormuzi väina üle. Kas dessant tegelikult ka maabub? Võib-olla mitte, sest sadama isoleerimine toimib ka ilma sellise maabumiseta ja kui see ka toimub, siis on see piiratud. See tähendab rannik, sadam, saared, aga ilmselgelt mitte mingit marssi kuhugi Teherani poole. See tähendab, et olemasolevatest jõududest piisab ainult operatsiooniks Hormuzi väina lähedal. Aga ühte asja võib kindlalt öelda, midagi tõsisemat on küpsemas. Ilmselgelt tõsisem kui kõik, mis selles sõjas seni olnud on. Seetõttu soovitaksin mitte ainult jälgida uudiseid selle sõja kohta Lähis-Idas, vaid eriti hoolikalt jälgida just Bandar Abbasi sadama ja kogu selle rannikuala saatust. Kui ameeriklased hävitavad lõplikult kogu logistika, mis viib Bandar Abbasest riigi sisemusse ja ranniku lähedale ilmuvad dessantlaevad, siis tähendab see, et USA liigub isolatsioonilt üle territooriumide hõivamisele ja kontrollile. Ja siis jõuab Ameerika sõda Iraaniga täiesti uuele tasemele.
siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta laiki panna. Liituge minu Telegrami kanaliga, Petsi News kanal. Link sellele on selle video kirjelduses, seal on üldiselt lingid kõigile sotsiaalvõrgustikele. Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha ükskõik millise annetusega, kasutades linke ja rekvisiite samuti selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoidke end kõike head!